kõikidele tarosõpradele. Pole ma näinud, kuulnud, aga nüüd oleme siin. Et vaatame siis kõigepealt, millised energiaportaalid siit selle esimese kaardipakiga avanevad sinule isiklikult. Et nüüd siin homme, täna on mul siin pühapäev, aga homme on esmaspäev ja on selline tugevate energiatega mõjutav nii-öelda võib-olla siis astroloogiline seis. Ja sellepärast ka tunnen, et on nagu see õige aeg nüüd siin jälle siis vaadata, mida kaardid intuitsioonina sulle kõnelevad. Ja mida ma siit oskan niimoodi tajudena välja lugeda siis kollektiivseks hüvanguks. Aga esimene grupp vaatame siis, mis on see esimene kaart kõigepealt, mis saab tulla. Tuli 2 kaarti. Jah, okei. Vaatame siis 2 kaarti. Esimene kaart on siis seista enda jõu eest, enda väe eest. Ja olla siis enda visioonide suhtes kirglik ja sisse võetud enda mingites visioonidest, mida sa soovid saavutada. Ja et selline suhtumine võib siis tuua siis sellist hästi positiivset muutust sinu ellu. Ja siin see teine kaart on kinnitus lihtsalt selleks, et ava ennast siis selleks, et vastu võtta siis õnnistusi ja et jääda endale kindlaks just selline portaal avanes sinule, igatahes mingisugused õnnistused, mingisugused visioonid, mida sa oled võib-olla pikemalt siis kas siis manifesteerinud või enda ellu nagu soovinud aga luua, et siis need asjad on praegu väga tõenäolised siis saavutada. Et jah, lihtsalt oska vastu võtta. Aga vaatame veel energiaid, mida siit võiks juurde lisada. Sinul on grupp number X. Mida võiks juurde lisada? Millised energiat on sind ümbritsemas ja mida peaksid teadma? Okei, vaatame siis. Tulemuste ootamine tuli siuke kaart. Okei, see on number 7. Ja vaatame, mida veel. Laste juhatamine. Et sa oled väga hea laste aitaja, väga toetav inimene lastele ja tervendav lastele, et kasutada enda neid oskuseid siis, et aidata lapsi praegusel ajastul või praegu sinu elus. Ja vaatame, mis veel. Mida veel peaksid teadma? Ingliteraapia. Et anda kõik enda mured ja
mured ja võib-olla sellised hirmud siis ära inglitele ehk siis põhimõtteliselt valgusesse, et visualiseerida siis võib-olla meditatsioonis või omaette olemises või palvetades, kuidas kellelegi, et kõik sinu mured, valu, hirmud, et annad lihtsalt ära need ülespoole siis valgusesse ja palud siis lõhustada need igasugused hirmud või mured, mis on siis sinu teekonda takistamas. Ja kui sa niimoodi iga päev suhtled siis kõrgema vibratsiooniga või siis sellega, mis sind ülevalt poolt toetab, et siis sul on suurem tõenäosus saavutada enda soovitud tulemusi. Et siin see tulemuste ootuste kaart ka tegelikult näitab sellist kasvamist ja tegelikult valmimist, et kannatlikkust ka kindlasti peegeldab siit see, et aga jah, kindlasti sul on mingi teatud ülesanne siin elus lastega, et sul on väga hea side nendega ja sa oledki lihtsalt justkui nagu loodud lastele. Oled neile justkui iseenesest võib-olla isegi ingel, et nad näevad sind nii, et nad väga armastavad sind, maaema, aga maaema hing. Aga vaatame, mida on tarot lisada siit. Mul on täna sellised hästi kõrge vibratsioonilised kaardid siin. Tasakaalustamiseks on midagi lihtsamakoelisemat. Aga kasutan eesmine näiteks inglikaardid. Et tundsin justkui, et mingisugused sellised kõrgemad vibratsioonid on siin homsel päeval avanemas ja meil on võimalus neid enda hüvanguks ära kasutada. Neile tähelepanu tuues. Aga mida on veel tarot jõudnud veel lisada? Ma teen hästi spontaanse sellise lugemise, et midagi kindlat ei tahtnudki siin struktureerida. Nii. Et mida peaksid teadma grupp number 1? Mida on tarol sulle öelda? Okei, tuli siis mõõkade 2, müntide 6 ja siis sauade 4. Okei, vaatame veel 2 kaarti. Ja müntide 10, väga hea märk ja just siia laste alla. Ja üks, okei, tuli mingi pulli. Lendas siit, et see on maha, aga ma võtsin üles ja ma teen uuesti, sest et nii palju kaarte ei ole vaja. Võib viidata tegelikult sellele, et on nagu mingi frustratsioon. Just jah, siia tuli ka, et hirmud ja mured kaardi alla. Et justkui nagu tahad leida vastuseid nii meeleheitlikult, et võib-olla on olnud lihtsalt väga raske. Mul oli või kaarte. Tule veel. Ja tuli siis karikate kuningas.
et vaatame algusest peale siis, et siin tuli siis mõõkade 2. Tuli siis see, et seista enda enda eest, enda jõu eest või jõuvälja eest ja visioonide eest. Et siin see mõõkade 2 on selline võib-olla jah, pimestav kaart, et sa ei pruugi endas näha seda jõudu ja väge, mis tegelikult sinus kõik on peidus sees olemas. Et ja võib-olla kohati tahad võib-olla iseendale teeselda või näidata endale, et probleemi ei ole või ei taha vaadata võib-olla vahepeal lihtsalt tõele otsa ja ei taha võib-olla tegeleda sellega. Võib-olla on vahepeal raske langetada erinevaid otsuseid, aga et seda enesekindlust oleks vaja, siin on näha, et seda enesekindlust just on vaja kasvatada iseendas ja jääda endale rohkem kindlaks, olla siis enda visioonidele rohkem olemas, rohkem tegeleda nendega ja kui nende visioonide tee peal on ees mõningad takistused, siis proovi neid lahendada, et mitte teeselda, et võib-olla, et neid ei ole. Et rohkem see, et siis müntide 6 siin viitab tegelikult, et tuleb siin siis see, et õnnistused siis, mis on sinu ellu tahavad tulla, et olla siis vastuvõtlik nendele, sest et siin see müntide 6 just tegelikult tähistab siis mingisugust rahalist sissetulekut ja küllust ja tegelikult ka näitab siit seda tasakaalukust. Ja mitte ainult tegelikult, ma ei tunne, et see on ainult materiaalne, et ka hingeliselt saab tulla see tasakaal. Et võib-olla see andmine ja saamine ka siin, et võib minna rohkem tasakaalu, et võib-olla oled hästi palju andnud ja nüüd hakkad tundma, kui sa lubad muidugi vastu võtta, hakkad tundma, et sulle tuleb tagasi ka seda head, mida sa oled teistele andnud, et need hakkavad tulemusi andma ja siin siis sauade 4 kaart ja tulemuste ootamine siin viitab sellele, et mingisugune rahu, küllus ja selline heaolu on tegelikult ees ootamas, et õnnelik pereelu ja mingisuguste projektide edukad lõpetamised või nende projekte, mis sul käsil on, et need asjad tegelikult hakkavad paremuse poole minema ja leiavad oma lõpp sellise eesmärgi ja võib-olla täiustumise. Ja siit edasi müntide 10, jällegi väga-väga hea kaart siin, mis samuti viitab õnnelikule pereelule ja ka tegelikult finantsilisele turvatundele ja tegelikult läbi selle saad ka siis tunda elust väikseid rõõme, et siin on tegelikult ka jällegi lapsed kujutatud. Siin selle lastekaardi all tuli see kaart, et lapsed aitavad sind elus edasi liikuda ja justkui see on toetav energia siis, mis viib sind tegelikult siis sinna faasi elus, kus sa saad ise ka tunda seda õnnelikku pere elu, mida sa võib-olla unistad või visualiseerid enda ellu, et mida ma siit kaartidest välja loen. See on lihtsalt energia ja loomulikult kui sa tunned, et see sind kõnetab, siis võta kõik, mis
südamega resoneerub ja lihtsalt liigu selle energialaine peale justkui. Selline soovitus, et kuidas seda kaardi lugemist siis nagu enda hüvanguks parimal moel siis käivitada. Ja viimane kaart siis on karikate kuningas, et ja see tuli ingiteraapia kaardi kohale siis, et sinu elus võib olla inimene, kes on väga usaldusväärne ja väga südamlik nõuandja ja võib tegelikult anda ka sulle head nõu ka töö osas tegelikult. Et selles mõttes, et ma näen, ma tajun nagu tänulikkust ka siit, et see inimene on sulle hästi tänulik. Et ta on nagu väga väärtustab ja hindab sind ja respekteerib. Et teil on mingisugune selline tugev side omavahel ja võib-olla läbi tema oled võib-olla elus hästi palju õppinud, et sa võiksid lihtsalt usaldada täielikult seda inimest, et lihtsalt teada seda. Jah. Et kui sa oled naine, siis see on keegi meessoost isik ja kui sa oled meesterahvas, siis see võib olla näiteks parim sõber. Ja, aga vaatame edasi. Tahtsin vaadata ka, on need suhtealased kaardid siin, et mida need sulle siit peegeldavad, mida peaksid teadma, teadvustama. Et vaatame, võtame siit näiteks mingisugune 3 kaarti. Grupp number 1. No. Nii, okei. Võtame kaardid siit välja. Siis ütlen. Ja tulid siis, numbrid on 7, 5, 9. Tulid siis mingisuguse lahkumineku tervenemine ja seda aitab sul kaasa siis see, kui sa lähed iseendasse rohkem sisse, just see enda võimekus ja jõud, mis siin enne jutuks ka tuli, on ju, et minna rohkem iseendasse ja jah, et mingit laadi nagu selline lahkuminek vajab võib-olla tervenemist ja see võibki olla sinu mingisugune enesekindlus, et mingisugune teema võib ollagi siis seotud mingi kunagise lahkuminekuga, aga see saab tervendatud, kui sa lähed enda sisse ja tegeled selle asjaga, selle teemaga. Teine kaart siin on elektriline, mingisugune loominguline väljendus. Võib-olla siin, mida see proovib väljendada, on sellele siit edasi see, et teadvustada, mis on see loominguline või selline spontaanne väljendusviis sinu poolt, millega sa tunned sellist tugevat sidet ja kirge, mida sulle meeldib teha reaalselt, et seda teha. Mõtle enda jaoks, mis on see, mis sind kõige rohkem särama paneb rõõmust, elektriliselt lausa. Ja viimane sõnum siit on lihtsalt, et lase enda valgusel särada ja harmoniseeri enda energiat. Ehk siis põhimõtteliselt tegeleda iseendaga, leida mingisugune loominguline väljendusviis või tegevus, mis sind ärgitab elama ja siis harmoniseerid sa siis selle kõik sellega, et lihtsalt olla valgus teiste inimeste eludesse, lihtsalt valguse majakas, et see loob selle harmoonia, et mitte mõelda mingeid negatiivseid mõtteid, anda need lihtsalt
nagu enne oli mainitud alguses ära ja lihtsalt soovida head teistele, soovida head iseendale. Ja niimoodi see harmoonia tekib ja niimoodi see kõik mida sa visualiseerid enda ellu, et niimoodi see saab ka siis päriselt tulla materialiseeruda või siis lihtsalt eksisteerida. Aga selline lugemine oli täna siit sinule. Loodan, et said siit enda südameportaali olulisi info kätte ja loodan, et see aitab sind sinu eluteel edasi. Aitäh sulle kuulamast! Tere sinule, grupp number 2. Mul on hea meel, et oled jõudnud siia minu lehele. Loodan, et saad siit enda jaoks olulist teada enda hingele, enda olemusele. Nagu kui ma enne siin väljendasin, siis täna on pühapäev, kui ma selle lugemise teen. Homme on hästi tugevad energiat siia astroloogilises plaanis ilmnemas ja tundsin, et vajaksin teha siit kollektiivsel tasandil ühe lugemise kõigi hüvanguks, kõrgemaks hüvanguks ja et sinu elutee saaks paraneda. Ja vaatame siis kõigepealt portaalikaardid, mis on esimene sõnum siit, mis selle energia siit sinule avab. Mida peaksid teadvustama iseenda kohta? Nii, tuli veel üks kaart. Hooliv community, seltskond, inimesed, kuhugile kuulumine ja enda elu rikastamine. Näed siis, täiskuu on ka siin. Lõkke ja inimesed hoiavad käest kinni lõkke ümber. Selline kommuuni teema, kokkukuuluvus, inimesed, kes mõtlevad sarnaselt. No näed siis, et siukene sõnum siit esimene. Aga vaatame, mis on edasised energiat, mida veel peaksid teadvustama. Siit ühe kaardi ja tuli kohe siis, et hästi välja teenitud kingitus siis või võit või mingisugune siis number 9, et midagi oled sa välja teeninud, midagi siis väärid ja seda kohe suuresti. Vaatame edasi sõnumeid ka. Sa tead, mida teha, et usaldada enda sisemisi tarkuseid, teadmisi ja käituda siis vastavalt nendele, ilma siis sellise kahtlustamiseta, või nagu et olla enesekindel, siis sinu sees on tegelikult kõik need vastused. Niimoodi see siin siit ütleb. Tal on see kuldne valgus ka selle pea taga, et võid olla väga, väga teadlik ja tark inimene, et võib-olla siit, kui seda lugemist nagu siis kuulada või kui see sind kõnetab, siis see kõnetab kindlasti siin mälgukiirusel, et sul on nagu justkui kõik juba teadagi, et iga asi, mis ma siin ütlen, sul on nagu väga selge juba kõik iseenesest, et oled hästi tubli inimene olnud ja
palju vaeva näinud ja ma näen, et sa oled eluteel tegelikult enda elus justkui nagu jõudnud mingis mõttes lõppfaasi või lõpusirgele selles mõttes, et no justkui nagu valgustunud või et nagu see nagu, mitte nagu see on nagu oled saanud lihtsalt hästi teadlikuks ja sa nagu võib-olla jah, just tead, mida sa tahad elult ja tead iseennast ja tead, mida sa väärid ja ka siis iseseisev. Sinu iseseisvus on sinu baas, vundament sinu tugevustele ja edule. Et jah, kinnitus ka siit sellele kõigele, mis ma just ütlesin, et hästi iseseisv inimene ja hästi teadlik ja tark. Aga vaatame, mida Tarol juurde lisada. Hästi välja teenitud siis auhind igatahes ootab sind ees. Vaatame ja ma tahan saada korraks sellised ka. Grupp number 2, milliseid sõnumeid oleks sulle siis vaja teada, Taro kaartidega nägin oli 2 kaarti. Või siis müntide 8 ja maailmakaart. Mingi uus suund igatahes on ees ootamas, mingi ring on täis saanud, on leidnud täiustumise ja see, nagu siin see number 9 ka viitab siis millegi lõpetamisele või millegi lõpuni jõudmisele. Ja, aga ma vaatan siit, tõmba veel 2 kaarti ja siis ma räägin täpsemalt. Müntide rüütel. Mida veel jääks teada. Ja sama kaart, mis eelmisel lugemisel, number 1 grupp lugemisel, karikate kuningas. Jah, okei. Siit esimene kaart oli siis müntide 8. Et siis see kommuun, elu rikastumine ja kuhugile kuulumine siis mingi nagu justkui täiustumine, et on nagu justkui leitud oma inimesed ja siis kokkukuuluvustunne, võib-olla see ongi perekond, sinu perekond või siis oled sa loonud perekonnast väljaspidiselt justkui siuksed perekonna või kokkukuuluvustunde, et kuidas kellelegi on ju. Ja siis müntide 8 siin ka on siis, viitab sellele, et mingisugused õpingud või raske töö on siis on nagu viinud edasi, aga see pole nagu läbi, et mingisugune õppeperiood on nagu veel jätkumas. Et aga sa oled õigel teel. Et võib-olla nagu mingisugune finantsiline teema või jah, et teema, mis sul on praegu käsil, millest sa oled väga hea nagu käeliselt või oskuslikult, siis et see on väga hea, et sa sellega tegeled ja tegele sellega edasi, sest et see saab areneda edasi suuresti ja aga ka viitab see sellele, et midagi on vaja juurde õppida sellega seoses. Aga ma tunnen, et sa õpid juurde sellega tegeledes ja seda käsile võttes ja tehes,
ja siis liigud ka ligemale sellele elule võib-olla, mida sa tahaksid elada rohkem. Et rohkem võib-olla jah, lävida inimestega, kes on nagu sulle, kes on usaldusisikud või kes on saanud sulle nagu kalliks või jah, lähedaseks. Et see on nagu justkui edasi viinud selles nii palju lihtsalt, nii palju erinevaid asju ütleb siit ühe korraga, et ei olegi seda kerge kohe sõnadesse kõike panna. Aga ma näen jah, et see mingisugune kommuun või ühtekuuluvustunne on see, mis sulle jõudu annab, et sind sellel finantsilisel teekonnal siis edasi aitab. Aga siis vaatame edasi, et mingisugune hästi välja teenitud siis võit või edu või saavutused. Ja siis maailmakaart on ju, et siin kaardi peal on tegelikult kujutatud justkui nagu selline hingeline kohtumine ja uuesti nagu ühinemine. Ja selline, nagu siin pildil on ka väike perekond. Ja siis see, et kuidas nende siin jalad on kõik vees, neid viitab siis emotsionaalsele sellisele ühtekuuluvusele, kokkukuuluvustundele. Et võib-olla nagu jah, et enda lähedas, kui sa oled kellegiga koos, et selle lähedase inimesega, et sa oled saavutanud mingis mõttes ka sellise hingelise lepituse või et mingisugune faas teie elus on jõudnud lõpule, et lõpuks ometi te näiteks, ma ei tea, usaldate üksteist täielikult ja olete emotsionaalselt justkui ühinenud, mõistate üksteist, püüate mõista üksteist ja liigute uues suunas koos. Ja just see võit viitabki sellele, et sa võid olla väga hea inimene ja sinu kõrval on väga hea inimene, et seda siis väärtustada ja hoida. Sest et kui miski on jõudnud nagu sellisele tasandile, et siis ilmselgelt keegi ei taha lihtsalt seda tasandit ju lihtsalt minema visata, nii et liikuda koos siis nende uute suundade poole. Et see kindlustunne võib-olla südames ja hinges on see, mis siit peegeldab. Et just selline hingeline täiustumine, kirglik hingeline täiustumine, emotsionaalne, ilus, puhas, selline uus elufaas igal juhul. Väga äge. Et palju tööd on tehtud selle kõige nimel. Ja tegelikult nagu näha, siis siin on olnud ka teisi inimesi, kes on sellele kaasa aidanud, kes samamoodi tegelikult on teile nagu väga olulised. Et see nagu lõke, mille ümber need inimesed siin on ka, et see viitab sellele, et see nagu justkui kokkuhoidev jõud, mis väestab siis teid kõiki ja aitab edasi areneda. Ka neid inimesi, et võib-olla siin ongi ka nagu selline sõnum, et kui juba hingeliselt on sinu ja võib-olla sinu partneri elus mingisugune täiustumise faas, et siis seda rakendada võib-olla edasi energia mõttes just teistele inimestele, kes on teie ümber, lähedased, et välja näidata, kuidas teil on nagu, kuidas teil on, et mitte nagu kuidagi vägisega midagi, aga lihtsalt olemine, lihtsalt olemises, kerguses. Ja edasine sõnum siit müntide rüütel.
Ja selle sõnum siit on, et aeg on siis käes, et viia asjad lõpule ja väärtustada enda siis pühendumisi ja teada seda, et sinu kõrgem mina on sind kogu aeg toetamas. Just see, millest ma enne ka rääkisin, et see hingeline täiustumine, et tegemist võib olla väga teadlike inimestega, kellest siin ma räägin, et ja peegeldada seda siis enda lähedastele inimestele ja just sellises kõrges energias, vibratsioonis, et võib-olla kui siit on olnud küsimus, et kuidas mingisuguseid negatiivseid olukordasid lahendada, siis ega neid ei lahendagi negatiivsete peegeldustega, vaid ikkagi teadlike ja tarkade liigutustega. Ja kindlasti jah, eneseusaldusega ja võib-olla, et rakendada seda iseseisvust ja tugevust ja edu siis ka maailma hüvanguks, et kui on selline täiustamine, justkui nagu ennegi ka mainitud, et ka lähedastele, keda sa olid, kellega on kokkukuuluvustunne, keda sa usaldad, et ka nendele nagu peegeldada seda eneseteadlikkust ja sellist nagu justkui täiustumisenergiat, aga ka leida selline nurk või selline väljendusviis, kuidas seda maailmale peegeldada. Et mis on sinu need anded või teadmised või tarkused või elukogemused, mida sa saaksid maailmale peegeldada iseendast, et aidata teisi inimesi. Aga vaatame, mis on siin suhtealased energiat. Tõmbad siit 3 kaarti. Nii. Võtan välja ja siis ütlen. Okei. Siis lasta lahti siis mingitest ootustest. Ootused on lihtsalt mahakandev jõud või tagasitõmbev jõud. Number 11 on siin siis, ja siin libikas ka, et lasta lahti ootustest, et siis saab kõik kergusega nagu tulla sinu ellu, et kui me elame ootustes, siis tihtipeale just seda ei saa, mida me nii väga nagu kramplikult tahame, et sellepärast lastagi lahti ja lihtsalt teada seda lihtsalt enda kõrgemas minas, et sa saad selle, mida sa enda ellu, millesse sa pühendud ja vaeva näed, aga mitte nagu kogu aeg vaadata otsa sellele tulemusele, et nagu seda ma tahan ja pean saama, vaid lihtsalt nagu kerguses, voolavuses liikuda nagu see nende tulemuste suunas ilma ootusteta. Ja siis puhast suhtealaselt. Need oli suhtealaselt, kui suhtealaselt, et mitte olla suhtes ootustes, et mitte olla teise inimese suhtes ootustes, sest tihtipeale ootused just purunevad, on ju. Et lihtsalt olla siis voolamises, on ju. Hakkasin sellelt teemalt nagu minna juba nagu kaugemale triivima üleüldises mõttes, aga järelikult oli seda vaja. Aga suhtes siis energiapuhastus, erinevad energiakeskused meis siis, et puhastada siis kõrgemad energiakeskused, mis on siis siit üleval poole, meie kõne, meie
nägemine olukordasid on ju, et enne kui me nagu midagi nagu ütleme, et siis me kõigepealt tajume ja näeme ja siis nagu enne teadlikult siis kuidas see puhastumine käib, on ju, et see ei pea kohe nagu ütlema nagu läks välja, mida sa nagu tunned sel hetkel, vaid lihtsalt kõrgematesse energiakeskustesse liikudes me kõigepealt vaatleme olukorda ja siis me kõneleme. Aga selleks on meil ka siin see veel vaadeldes veel üleval pool üks kõrgem tšakra siin, kroontšakra on ju pea kohal, mis on siis selline kõrgelt nagu kohalt justkui vaatlemine sellele niisama nagu olukorra vaatlemisele lisaks, et sa nagu justkui näeksid ennast kõrvalt ja kuuleksid ennast kõrvalt. Ja siis, et millisena sa tahaksid ennast näha, on ju, et see võib aidata siis neid kõrgemaid energiakeskuseid puhastada. Ja viimane suhtetasandil siis on ju, et kuidas partneriga läbi saada hästi, on ju. Et et sul on tegelikult kõik vastused olemas, aga lihtsalt võib-olla siis jah, selline, kui nagu mingid negatiivsed energiat on nagu loomulikult on nagu kogu aeg nagu nii igalt poolt nagu mingi igast ilmakaarest rindamas, siis et neid lihtsalt teadvustada igal hetkel, sest et sa lihtsalt tead, et sa tead, mis on nagu nii õige ja hea teha, et siis seda lihtsalt teha ka, on ju. Ja viimane siit sõnum on, et lihtsalt järgi sõnumeid ja et need müstilised sõnumid, mis siit iganes sinu teadvusesse tulid, et lihtsalt neid järgidagi. Midagi rohkemat ei ütlegi. Et jah, et mitte olla ootustes ja puhastada jah, siis enda kõrgemate energiakeskuste siis energiaväljad on ju negatiivsusest ja muidugi sa saad ka saada jah, lihtsalt need niimoodi kogu aeg valgusesse lõhustamiseks on ju, visualiseerid lihtsalt seda. Aga siit tänane sõnum sinule, aitäh sulle, et olid siin kuulamas, tajumas, et kõik, mida sa tunned, et soovid vastu võtta vastu, kõik mida mitte, sellised jätta. Aga edu sulle igatahes. Järgmise korrani. Tere sinule grupp number 3, kes oled tulnud siia tarokaartide järgi tajuma. Teen siis lugemisel, sest et praegused energiat astroloogilises seisus on hästi võimsad, hästi edasiviivad jõud. Ja lihtsalt praegu on soovituslik tegeleda siis kõrgemate energiakeskuste aktiviseerimisega, teadvuse kõrgemale toomisega, teadlik olemisviis ja jah, teadvustamine selleks, et mis siis sind nagu edasi viib ja aitab. Aga jaa, vaatame kõigepealt siis portaalikaardid, mis on siis see vabablik jõud, sinu südameportaali, mis sind võiks kõnetada. Grupp number 3. Ava enda anded. Avasta enda aaretelaegast ja aktsepteeri, kes sa päriselt oled. Vau! Okei. Üks hetk ma panen siia uue viiruki. Sellised väga hea lõõnaga viirukid siin. Positiivsed vaibid. Ja siis ma see saaks, ma panen uue siit. Et mõnus lõhnaga ja peaks siis vastama kuidagi neid energiaid ka siit. Vaatame.
siit. Nii mõnus. Okei. Ja siis kui hakkame edasi siin energiaid. Okei, nii. Vaatame siis, mis edasi. Mida grupp number 3 peaks veel teadvustama. Mul on niisugune tunne, et mingid uued algused. Vaatame siis fookuse muutmine millegi uue suunas, okei. Aga milline kaart sulle tuleb grupp number 3? Lihtsalt armastus, hämmastav. Mis iganes sinu südant vaevab, on seotud lihtsalt armastusega. Siuke energia. Okei. Vaatame siis, mida need, mul on vaja siit kinnitavaid kaarte kindlasti, et mida see lihtsalt armastus siit kõnetab. Aga vaatame 2 energiakaarti siit juurde veel. Mida peaks grupp number 3 teadvustama siit. Ära anna olla ja seisa selle eest, mida sa usud, et on õige. Näed siis. Ja mis on veel siit? Värvitoonid lihtsalt nii kuidagi lähevad kokku siin. Mida on veel siit? Mida oleksid veel teada? Ja hell olemine, lihtsalt hell olemine ja ole väga hell iseenda suhtes sellel ajal. Ümbritse end hellade inimestega, situatsioonidega ja keskkondadega. Et okei. Võib-olla sinu elus võib olla praegu väga keeruline aeg. Mingisugused uued suunad, justkui erinevad teed on kõik sinu jaoks valla. Peaksid avanema siis enda annetele ja tegelikult ka lihtsusele ja lihtsalt nagu ma tunnen, et sul on vaja, see on siis lihtsalt armastus, on ju. Ja siis on see ära anna alla. Ja see roheline kaart ja siin selle naise käes see leek siin südame keskuse juures on justkui nagu sõnum sinule, et ära luba enda südamel jäätuda. Et sa oled tegelikult väga kaitstud ja hoitud ja armastatud. Sul tasuks hoida inimeste poole, kes on optimistlikud, hellad, sõbralikud. Et tegelikult sa saad kohe nagu aru, millised keskkonnad on nagu sind toetavad, hellad, hoidvad, meeldivad, toredad, nagu sellised soojad, et proovi tähele panna, et milliste inimestega sa ennast ümbritsed. Kas need inimesed on nagu toredad või nad on nagu, või tajud see negatiivsust, et sa peaksid praegu veetma aega inimestega, kes on nagu armastuse energias, kes on soojad ja head sinu vastu. Ja kindlasti hoida eemale negatiivsusest, et ma näen hästi nagu tugeva sõnum siit, et mitte alla anda enda südame keskuse osas.
hoida kokku selle armastuse energiaga, siis aga vaatame, mida ma tahan siit juurde lisada. Et võib-olla jah, et mingi elumuutus on nagu toimunud ja sul on nagu nii palju uusi teid nagu avanenud. Aga need teed, kuhu suunas minna, aitab sul leida siis sinu anded, on ju. Sinu anded ja jah, et võib-olla siis jagamine inimestega, enda tundeid, on ju. Inimesed, kes hoolivad sinust. Et sa leiad nagu seda teed läbi selle kõige. Aga hea vaata, mida ootab siit. On kaardid juurde. Nii. Grupp number 3. Mida peaksid teadvustama? Tuli siis mõõkade 8. Mõõkade 9. Kõrgprees tunne. Ja fookus. Ja sauade kuningas. Okei. Jah. Okei. Ja siin see esimene kaart siis tuli siis mõõkade 8. Siin tuli siis selle sinu anded, on ju, et avastada siis, mis on sinu anded ja siis aktsepteerida seda, kes päriselt oled. Ja siin on siis sõnum, et siis mõõkade 8, et on nagu justkui siuke tekkinud illusioon justkui iseendas, et sa oled justkui nagu lukus või lõksus. Puudub siis enesekindlusest ja on hirm siis nagu teha erinevaid käike või nagu minna mingites suundades või teha midagi. Et sul võib olla selline väga stressikas või frustreeriv eluperiood. Aga see on justkui iseenda tekitatud illusioon, et see sõnum on siit selline. Ja võib-olla kohati sa isegi nagu, et sul on nagu tegelikult hästi palju sinu sarnaseid toetavaid energiaid sind ümbritsevas, aga sa justkui võib-olla isegi nagu põgeneksid nende eest. Aga võib-olla sa vajadki seda, et nagu lahti mõtestada seda, mis sind kõnetab ja mida sa vajad, on ju. See on okei. Ja siit edasi siis mõõkade 9 on siis, mõõgad on siis tegelikult jah, just see, et need ei ole alati kõige positiivsemad kaardid, et nagu ma enne ka ütlesin, et midagi on juhtunud. Et jah, et millegi halva nagu selline, et nagu justkui ootad või nagu mõtled, et kogu aeg midagi halba juhtub, et ja siis magamata ööd, on ju, et sa võid olla küll ümbritsetud inimestest, aga kas on ikkagi nagu siuke nagu kehva nagu olla või niimoodi, et mis siis aitab, on siis lihtsalt armastus. Et tulla endast siia südamekeskusesse, iseendasse ja leida lepitus iseenda minaga. Et võib-olla sa oled kaotanud justkui sellise sideme enda sisemise lapsega ja sul oleks vaja uuesti leida kontakt sellega. Tunnen ka, et kui nüüd on nagu kevad on käes ja päiksepaistsed ilmad on nagu jälle, et siis olla veeta aeg päikese käes, lihtsalt võib-olla lugeda raamatut ja nagu justkui lihtsalt päikesevannis lihtsalt terveneda. Ja lihtsalt olla
siis iseendaga ja võib-olla isegi kirjutada märkmikusse lahti iseenda mina, mis sulle meeldib iseenda puhul, mida sa mäletad endast varasemast ajast, kui sa olid võib-olla natukene noorem, mida sa mäletad siis kui sa olid võib-olla lapse eas ja mis sul siis meeldis või mida sa mäletad sealt, et kirjutada need asjad üles, et mis su südamele on enne hästi mõjunud, sest ma tunnen, et keegi teine justkui sind aidata hetkel ei saagi, et sa vajadki olla nagu üksi iseendaga, et uuesti leida see sisemine armas, hea, soe mina ja lihtsalt leida ennast ise uuesti läbi enese avastamise. Ja et võib-olla lugeda mingisuguseid eneseabiraamatuid ja ma ei tea, midagi sellist hingelist. Et miks see raamat või märkmik siin, miks ma seda mainin, on sellepärast, et tal on siin käes siin raamat ja taga on suur päike ja siis selle raamatu juures on ka siuke nagu kuldne sära. Et ja seal raamatu peal on süda ka, mis viitab veel eriti sellele, et midagi seoses, kas siis lugeda midagi ja see tervendab või siis kirjutada midagi ja see tervendab just iseenda kohta, on ju. Et see number 6 siin ka, et see on nagu tegelikult tavaliselt sümboliseerib 6, siis on armastajate kaart, on ju, et armastus iseenda suhtes, on ju, iseenda vastu, et see on võib-olla kaduma läinud kogemata, ma ei tea, stressirohke töö, pereelu, mis kellelgi on ju. Võib-olla siuke üksinda tundmine, et sa ei leia nagu kuskilt vastuseid enda abiks, enda aitamiseks, aga ma näen, et et keegi teine sind ei saagi aidata, kui vaid ainult sina ise. Ja siis siit edasine siis oli nüüd kõrgpreestrinna, et kuulata enda intuitsiooni, olla iseenda suhtes kannatlik ja mõelda väga hoolikalt enne läbi, mida sa tahad, enne kui sa reageerid millelegi või et enne, et sa teed mingisuguseid käike, on ju. Et ära anna alla ja seisa selle eest, mida sa südames tunned, et on õige. Et usalda enda ise sisemist häält, on ju. Et siinkohal mitte keegi teine ei saagi nagu sind aidata, vaid kui ainult sina ise. Ja viimane siis on siin siis sauade kuningas. Ja selle sõnum on siis, et olla fookuses ja olla siis kontaktis enda visioonidega ja olla siis iseenda liider. Ja tegelikult, et sa võid isegi, siin on kusjuures soovitus, et sa võid kellegi loominguliselt inspiratsiooni siis võtta või eeskuju võtta. Ja tegelikult sa leiad selle loomingulisuse ja sellise hea eneseväljenduse siis läbi tegelikult kellegi pehme inimese, keegi, kes on hästi siuke armas ja hea ja tegelikult, kes on nagu võib-olla justkui natukene sulle eeskujuks. Et siin on nagu ka nagu kujutatud siis nagu justkui nagu ingel on ja kes nagu mängib muusikat on ja ta on nagu siuke hästi malbe ja hea. Et ümbritseda või leida enda ümbert siis need hellad inimesed, kes saaksid olla abiks selleks, et sinu see südamekeskus avaneks uuesti sinu loomingule on ja sinu isiklikele soovidele. Et panna tähele siis, millised inimesed sinu ümber on.
ja et keskkond oleks ka sind toetav, on ju. Et aga siinkohal ma tunnengi, et sa peaksid ka leidma kindlasti aega üksinda olemiseks, on ju. Nagu ka enne siin oli see raamat või märkmik, on ju, et kirjutada üles enda mõtteid ja olla lihtsalt omaette enda sisemise minaga, enda sisemise lapsega. Et see on nagu justkui nagu kuskile kaduma läinud, on ju. Aga vaatame suhtalaselt, milline sõnum siit sulle siit on. Võtan 3 kaarti. Et mida peaksid teadma? Et jep, vaatame siis. Meil 2 kaarti. Nii. Annan ära ja siis ütlen. Jep, kõik vägagi sünkroniseerib selle looga siin. Siin on siis alistu ja siis on hinge tumedam pool. Et võid olla olnud ümbritsetud negatiivsetest energiatest või mõjutustest, mis on siis mõjunud suhtele selliselt, et sinus on esile tulnud sinu nagu pimedam pool, masendus, süke mure, hirm või stress, kõik need asjad, nagu, mis siis nagu meid üksinda tundma panevad, et nagu justkui keegi ei saa meist aru. See on täiesti inimlik, see on täiesti loomulik. Meil kõigil on neid faase elus, kus me kohtume iseenda tumedama poolega. Sest et ütleme nii, et siin elus ei ole ainult head energiat, kõik inimesed ei taha sulle ainult head. Peab vaatama väga, kellega lähed see sidemeid luua. Sellepärast on ka ütlus, et vaadata üle enda sõprusringkonda, et kes päriselt sulle head tahavad ja kes nagu vaatavad lihtsalt kõik oma mätt otsast, et kuidas nemad saaksid nagu enda elu nagu paremuse poole läbi sinu teha. Et kui me seda ei teadvusta ja ei märka, siis meisse hakkabki kogunema siuke nagu tumedam mina pool. Sest et me ju tegelikult tahame näha, et see lihtsalt armastus. Me tahame näha, et inimesed meie ümber on head, aga me ei tea, millistes keskkondades nemad viibivad, milliste inimestega nemad kokku puutuvad, milliste energiatega nagu, selles mõttes üldse nemad kokku puutuvad, on ju. Ja kas need inimesed näiteks on head meile näiteks nõu andma ja nii edasi ja nii edasi. Et kui me kohtume selle tumedama poolega, siis võib esile tulla suhte tasandil näiteks erinevaid tülisid või probleeme, mis on täiesti tavaline, sest et me peamegi rekkama selles mõttes üles, et näha, et siin maailmas ei ole ainult kõik roosa ja ilus, ilma tülideta, ilma probleemideta, ilma negatiivsete energiateta. Sellist see ei ole siin, me ei ela sellises maailmas praegu veel. Et praegu sinu elus võib olla see enda tumedama minaga kohtumine, mis on täiesti okei. See faas lihtsalt tuleb üle elada. Ja kuna see siin suhte alal tuleb, siis võib see tähistada seda, et suhtes on mingid tülid. Tuleks avada enda süda. Nagu siin sai ka mainitud, kuidas seda teha, on ju. Ja sättida siis sellised armastavad piirid teiste inimestega, võib-olla teiste inimestega seoses. Väljendada end selgelt, mida sa tunned, aga niimoodi, et teisele nagu liiga ei tee, on ju. Et leida see armastav väljendusviis siis. Et põhimõtteliselt kõik see südamega kontaktis olemine, nagu see, mis hullult nagu siis kõnetab, et siin on numbrid on 1, 9, 3. Et kui need midagi sulle ütlevad, et siis ütlevad midagi, siis küll sa ise tead. Ja kuulata enda intuitsiooni, leida see südamega kontakt, mille sa oled kaotanud.
mingi kuiva elustiiliga, võib-olla oli rutiin, võib-olla töö on ju, võib-olla oli lihtsalt sihuke nagu, võib-olla sa olid elanud rohkem teistele inimestele kui iseendale on ju, et kogu aeg võib-olla aitasid teisi inimesi ja sellega sa kogu aeg lükkasid iseennast allapoole ja lõpuks olidki pimeduses. Et nüüd on aeg lihtsalt tuua valgusesse iseenda mina, iseennast panna nagu esikohale endale vahenduseks on ju. Et sa loomulikult sa nagu aitad teisi inimesi enda ümber, aga me ei tohi unustada seda, et jah, et enda nagu heaolu ei tohi unustada. Ja viimane kaart siin on kõrgem teadlikkuse arenemine. Et jah, et tõsta enda energia sagedust siis kõrgemale, nagu ka siin oli mainitud, ja et fookusesse tuua siis kõik see teema ja siis jah, olla iseenda teejuht, märgata enda ümber inimesi, kes on loovad, sest loomingulisus, loovus aitab tegelikult avada südamekeskust, ja südamekeskuse avanemine aitab märgata, kes on head inimesed, kes soovivad head, kes on hellad ja mõistvad ja aru saavad ja tahavad sulle head ja suunda. Kõik see nagu siis jah, on nagu sünkroniseeritud oma vahel on ju. Ja aga võt, grupp number 3, siit oli selline sõnum täna sinule. Loodan väga, et sa saad siit enda jaoks juhatava sõnumi, mida siiamaani veel ei ole olnud, ei olnud enne eelnevates lugemistes siis suure arkaani kaarti, kõrgprest rinna, et see on lihtsalt viide näide sulle siit või vihje siit sulle selleks, et see sõnum sulle siit on hästi oluline, sest et ja see kõrgprest rinna kaart tegelikult tihtipeale on meedium, tajuja, keegi, kes jagab infot, mida sa võiksid nagu siis teadvustada. Näiteks just see, et need kaardid on ju siin, et need siin laua peal on, et siit need sõnumid sulle täna tulid ja olid olulised. Südames soovin sulle head sellel teekonnal ja ma tunnen, et sa saad hakkama. Nüüd, kui teadvustada, et energiad on õhus hästi toetavad, et siis kohe, kui sa selle sõnumi saad, hakkad tegelema selle teemaga ja seda kiiremini sa korda saad selle olukorra siis, mis sinu elus praegu on. Igal juhul edu sulle ja järgmise korrani!